taas kord nädal möödas, Nõocast jälle eetris, midagi ei ole muutunud, kõik on sama. Kuigi tegelikult see on küll muutunud, et taas kord ei ole me meie enda armsas stuudios, vaid oleme väljasõidul kaugel Tartu linnas, mis on 15 kilomeetrit Nõost. Jala tulime südatalvel, aga siin me oleme. Janar, kus me täpselt oleme ja kellel meie siis täna külas oleme, mitte kes meil tavaliselt külas on? Me oleme siis sattunud niimoodi plaanipäraselt Kettgaleriisse ja täna oleme külas Stiina Leegil, kes siis on selle galerii siis, ma ei teagi, perenaine või kuidas neid asju nimetatakse. Aga et võib-olla siis sa räägid ise täpsemalt lähemalt, et kes sa oled ja kus sa tuled ja millega sa tegeled? Ma olen siis Stiina Leek, ma olen tänavakunstnik, kultuurikorraldaja, nüüd ka siis galeriipidaja ja Kettgalerii sai siis alguse või on jätk Ajuokse loomekogukonna tegevusele ja see on väga tihedalt sellega seotud, et lihtsalt nimi on teine ja see nimi on tulnud tegelikult Balti Ketist, sest me siin esindame kunstnikke üle Balti riikide ja mitte lihtsalt tavalisi kunstnikke, vaid pigem siukseid alternatiivsemaid tegijaid ehk siis tänavakunstnikud, koomiksikunstnikud, illustraatorid. Et sellised tegijad, keda selles regioonis kohtab teistes kaasaegse kunstigaleriides pigem harvem. Siit kohe käis läbi siuke vahva sõnapaar nagu ajuokse. Et siin ma kohe pean sinna minema, et äkki räägiks täpsemalt, et mis see siis täpsemalt on? Jah, ajuokse. Et ajuokse ise on, me ütleme selle kohta siis loomekogukond, kuna väga raske on kuidagi sõnadesse panna seda, mis asi see tegelikult on. Ja ma siis vean seda kogukonda eest läbi selle, et ma korraldan erinevaid üritusi, näituseid, oleme välja lasknud ka siine, tegime vahepeal podcasti, et kõik siuksed hästi palju erinevad projekte, mille kõikide eesmärk on siis just neid alternatiivseid tegijaid esile tuua ja näidata nende loomingut või siis näidata või rääkida nendega ja igat pidi põhiline eesmärk on lihtsalt neid esile tuua rohkem praeguses kultuurimaastikus. Ja Ajuokse nimi ise on tulnud sellest, et see oli tegelikult, kuna see oli hästi sujuv protsess, mul ei olnud nagu plaanis, et ma nüüd hakkan sellist asja tegema, et see kõik ikkagi rullus kuidagi iseenesest lahti, siis alguses Ajuokse esimest korda, kui ma seda kasutasin, see oli minu esimese isikunäituse pealkiri. Ja kuna ma ei tahtnud hullult kontseptualiseerida seda näitust, sest see oli lihtsalt minu sketchbooki joonistused, mis tol ajal tähendaski, et ma võtsin peale tööd, võtsin sketchbooki parki kaasa, joonistasin, mis iganes välja tuleb. Et ma ei tahtnud sellel mingit suurt tiipi tagamõtet taha leiutada, sest seda ei olnud. Ja siis tuligi see nimi Ajuokse, et everything I create is just vomit from my brain, ehk siis mis siis natukene viitab siis sellisele loomeprotsessile, mis justkui iseenesest välja tuleb ja pigem pärast see miks ma seda teen, siis tuleb nagu peale selle teose loomist, et see loominguprotsess siis on kuidagi siuke intuitiivne ja peale seda ma siis nagu võib-olla saan midagi enda kohta paremini aru alles siis, kui see teos juba valmis on. Ja kuna see arenes väga sujuvalt edasi, et mu isikunäitus liikus edasi Kivibaari, mis lõppes siis spontaanselt ühe sellise peoga, kus paljud mu loomeinimestest sõbrad ka kaasa tegid. Roland Seer tegi jämmiringi keldris, mul teised sõbrad olid DJ-d, meil olid erinevad loomeinimesed, kes tegid seal dekoratsioone ja lõid erinevaid asju. Siis see oli esimene hetk, kus ma sain aru, kuidas ma võiksin organiseerida mingeid siukseid kogukondlikke kunstiüritusi ja ma küsisin sõpradelt, et mis võiks selle ürituste pealkiri olla ja siis ütlesid, et aga Ajuokse ongi ju päris hea nimi ja siis nii see kuidagi jäi. Aga siin korra veel, või kas sul oli? Olgu see nii. Veel. Aga korra veel minna
nii-öelda ajalooradadele siis rohkem, et nagu said nagu mainitud, et see tuli siis sinu esimesest näitusest tuli see nimi Ajuokse, aga et kuidas üldse nagu see nii-öelda loominguline teekond nagu hakkas, et kas see oli juba nagu nii kui imikuna välja said, tundsid, et kunst on nagu sinu tee või olid seal nagu mingisugused sellised, ma ei tea, lükked koolis või kusagil, mis nagu sellele teele nii-öelda viisid? Oli küll selles suhtes, et või noh, kui täiesti tagasi algusse minna, siis ma olen joonistanud alati nii kaua, kui ma mäletan ja olnud pigem loominguline laps. Ja kui ma olin gümnaasiumis, siis mul ka kuidagi ma mäletan, et ma läksin karjääri või nüüd tol ajal vist mingi hetk gümnaasiumis pead käima seal karjäärinõustaja juures ja siis ta ütleb, et mis sa võiksid edasi teha, bla, bla, bla. Ja ma mäletan, kus mu karjäärinõustaja ütles, et kas sina lähed niikuinii kunsti edasi õppima. Siis ma olin, okei, davai, kui sa nii ütled nagu. Kuigi ma ise tahtsin ka, aga et kuidagi jah, ma olin selline õpilane ja selline laps, et inimesed kui mu ümber, et mingi, jaa, sa oled see loominguline inimene, sa joonistad ja teed neid asju. Aga lõpuks, kui see hetk kätte jõudis, siis ma ei saanud tegelikult ei Tartu kõrgemasse kunstikooli või praegu Pallas ega EKA-sse sisse. Ja ma kuskil mujale proovinud ka ja ma ei tahtnud ka mujale. Nii et ma võtsin siis vaheaasta ja see oli super depressiivne aasta, sest ma olen alati siuke natukene nohkar olnud või selles mõttes, et ma olen alati kuidagi enda väärtust mõõtnud selles, kui tubli ma olen. Ja siis, kui sa pead vaheaasta võtma ja minema mingile suvalisele tööle, et olema mingi klienditeenindaja, siis see nagu ei ole väga, seda tubli levelit ei saa väga välja elada. Ja siis see oli kuidagi hästi depressiivne. Aga lõpuks järgmine aasta ma õnneks ikkagi sain sisse Tartu kõrgemasse kunstikooli ja olin seal väga tubli õpilane ka. Ja olin lihtsalt tõesti, jah, ma ei oskagi paremini seda selgitada, ma olin lihtsalt tubli. Aga kui ma nüüd nagu tagasi vaatan tegelikult kogu sellele perioodile, siis ma olin kuidagi tubli joonistamisarmastusega noor inimene, aga tegelikult mul absoluutselt puudus see miski või see mingi isikupära. Et ma tegelikult nagu, ma joonistasin, aga tegelikult ma rohkem nagu mingi kopeerisin mingeid stiile, mis ma arvasin, et on lahe. Mis on muidugi hästi tavaline ka, aga siiski ma tean hästi palju nagu, mida rohkem kunstnikke ma enda ümber tean, siis osadel tundub küll, et nad on nagu mingi selle miskiga juba nagu, ma ei tea, tõesti ema üsast välja tulnud. Aga mul ei olnud, ma olin lihtsalt tubli. Ma olin tubli ja töökas. Aga üks päev, ma mäletan, ma märkasin üles lambist. Kogu aeg terve selle aja ma olen rohkem kuidagi olnud nagu üritanud mingid tehniliselt lahedaid ja ka tublisid asju teha. Ja üks päev märkasin üles, et ma ei viitsi enam neid sirgeid jooni tõmmata, et ma hakkan nüüd mingeid lollakaid asju tegema. Kuidagi lasin rohkem natuke vabaks. Ja see oli alles peale Pallase lõpetamist või mitu aastat peale seda. Ja alles siis ma tegelikult avastasin esimest korda selle natuke miski, mis oleks siis nagu unikaalne ja mina ja kuidagi tõlgendab võib-olla natuke paremini siis seda, mida ma päriselt ise tahan öelda. Mis oli jah, siis üsna keeruline avastada või jah, lihtsalt, et kuidagi panna see vahemaa kokku, et see, mis minu sees on ja kuidas seda väljendada, et seda varem kuidagi ei tulnud nagu üldse. Ja siis olin tubli edasi, töötasin graafilise disainerina. Kogu aeg arvasin, et see ongi mu see teekond, et ma siis nüüd olen see graafiline disainer ja ma ei osanud kaugemale unistada. Ma nagu illustraatorina kunstnikuna ka väga nii kaugele ei osanud näha või nagu näha mingeid lahedamaid variante. Aga üks hetk jah, ma tundsin, et see graafilise disaini töö ikkagi pigem kurnab mind ja see ei ole nii loominguline, kui ma tahaks. Ja tekkis selline hetk mu elus, kus mul oli võimalik töölt ära tulla sellel hetkel ja ma haarasin sellest võimalusest ja kohe natuke peale seda nägin sotsiaalmeedias, et Stensibility tänavakunsti peakorraldaja Sirla otsis endale assistenti ja siis ma mingi, okei, mul niikuinii midagi hetkel nagu olen veits nagu avastamas, mida ma teha tahan. Et ma siis ütlen talle, et jah, et ma võin su assistendiks hakata. Ja algas see teekond teiselt poolt paralleelselt. Ma siis natuke hakkasin õppima tatoveerimist Iisak Pilli käe all, et arvasin, et äkki see on siis see mu
lahendus või teekond välja. Ja siis kuidagi need kaks asja hakkasid siis koos tööle, et esiteks läbi Sirla ma sain siis rohkem tänavakunstile lähedale, sain Stensibility festivalist osa vabatahtlikuna esimesel aastal. Ja teiselt poolt siis Soulmark Barbershop ja Tattoo, kus ma siis isaku käe all tätoveerimist õppisin, see sai siis selleks kohaks, kus ma selle enda esimese isikunäituse tegin. Ja kui ma lõpuks või kui see kivis edasi läks, siis peale seda lõpupidu, millest ma rääkisin, kus oli see suur, kõik paljud tuttavad sõbrad tulid kokku ja panustasid sellesse üritusse. Peale seda Kivi omanik tuli minu juurde, et tule siia Kivisse kuraatoriks ja hakkasin üritusi korraldama. Ja siis ma mingi, see teekond mulle meeldib vist isegi rohkem kui see tätoveerimise isikliku kunsti ajamise tee, et see kogukonna tunne või nagu ma tundsin hästi, et ma olen nüüd õigel ajal õiges kohas. Et kui sa just mõtled selle kunstnike kogukonna peale, siis neid korraldajaid on pigem vähe, et on pigem need, kes tahavad lihtsalt luua, aga neil ei ole soovi või jaksu või võimalust mingit orgunni seal taga ajada. Ja siis ma leidsin et mingi, aga ma võin ju siia, ma võin olla see inimene. Ja siis sealt rullus välja, et põhimõtteliselt Kivikeldrist. Now I'm here. Aga ma tahtsin seda asja uurida, et sa ise teed siis ka kunsti, et ma tean, olen näinud sinu neid asju seinte peal igal pool. et kus inimesed saaksid sinu kunsti näha? Peab tänavatel ringi käima sellise pilguga, kuna nii Tallinnas, Tartus kui ka erinevates väiksemates kohtades ja teatud mahajäetud majades neid teoseid võib leida. Ja lisaks siin galeriis on ka ikka mul paar tööd on üleval. Ja siin seal vahepeal mingites näitustest võtan osa ja tegelen ka selle poolega, aga kõige parem on kõige lihtsam on ikkagi tänavatelt mind otsida. Võib-olla saame siin videos saame panna juurde mingi pildi, et näitlikustada, sest sul on väga siuke iseloomulik stiil või nagu, et eks see jääb silma, kui teada, kui ühe korra näed, siis saad mingi, okei, ma nüüd tean, ma saan aru. Aga siit korra jäädes võib-olla just nagu selle tänavakunsti juurde, et nagu mis on see, ma ei tea, vahe või asi, mis eristab siis, ma ei tea, tänavakunsti, kas võib öelda, ma ei tea, traditsioonilisest kunstist või, et võib-olla selline võõras inimene nagu arvabki, et see tänavakunst ongi lihtsalt suvaline graffiti, Priit oli siin seina peal ja see ongi kõik, mis ta on, aga tegelikult see ju nagu see päris ei ole, et see on midagi enamat. Ei, selles mõttes, et ma olen väga nende Priit oli siin seina peal tekstide poolt ka, et minu arust nendel kõikidel ikkagi on see mingi ühine võlu, see, et inimesed üritavad kommunikeerida ükskõik mis moel või ükskõik mida öeldes või kuidas ta väljendades ennast nagu tänavatel, et minu jaoks see on nagu hästi siukene. Mulle väga meeldib mõelda nende inimeste peale, mõelda, miks nad kirjutasid selle Priit oli siin seina peale ja minu arust see on nii lahe, nagu ma ei tea, mulle väga meeldib leida neid väikseid tekstikesi ja asju ja mõelda, mis sa mõtlesid, kui sa seda tegid. Et ka suuremate teostega on see põhiline temaatika või see mõte on sama, et kommunikeerida inimestega nii, et kuna tänavad on sellised inimesed lihtsalt kõnnivad seal, et see ei tähenda, et see nagu tulevad inimesed, kes on kunstiarmastajad või kunstisõbrad nagu galeriides, et sinna tulevad inimesed, kes on sellest teemast huvitatud enamasti. Vähem on niisama inimesi, kes sinna ekslema satub. Et tänavatel on see, et ükskõik kes võib sattuda ja näha seda ja see, kuidas ta reageerib selle peale, neid võimalusi on ka nii tohutult palju. Et see on minu jaoks lihtsalt väga huvitav ja lahe. Ja mis minu jaoks just tänavakunsti juures kõige rohkem meeldib, on see vabadus valida, kuhu, mida ja kuidas sa ütled. Et alati, kui asi läheb galerii formaati, siis
tahes-tahtmata see mingi vajadus öelda, või mitte vajadus, aga lihtsalt see paneb asjad kuidagi palju rangemasse vormi. Et tänavatel kuidagi on pingevabam ja kuidagi lõbusam ja üldse kogu see, kuna mind tutvustati tänavakunstile lähedamalt just läbi Stensibility tänavakunstifestivali, siis ikkagi see energia, mis inimeste vahel on ka seal juures, on nagu hästi suur osa sellest ja see on hästi sõbralik ja see on hästi siukene lustakas ja lõbus siukene kambavaim, et mingi let's go paint some walls nagu, et see on hästi lahe energia, mida vähem ma olen siis kohanud nagu sellistes teistsuguste projektide puhul, sest tahes-tahtmata mingite projektidega, mitte see, et mingi surve oleks peal, aga lihtsalt kuidagi endal on rohkem tunnet, et peab midagi rohkem läbi mõtlema ja rohkem kuidagi tõsisemalt tegema, on siis teiste projektidega olnud, aga tänavatel ja see vaim just, mida Stensibility tänavakunstifestival kannab, et see on hästi rõõmus ja vaba ja lõbus. Et jah, ja ma arvan, et see tunne kandub ka vaatajatele edasi ja seda on näha. Aga siit võib-olla veel kiiresti äkki paari sõnaga räägiks sellest ka, et äkki natukene räägiks nagu sellest ka, et mis asi see Stensibility tänavakunstifestival nagu täpsemalt on, et võib-olla mõni mõtleb, et mis see siin, mis festival? Jah, et Stensibility tänavakunstifestivali eestvedaja Sirla alustas sellega siis juba 16 aastat tagasi. Nüüd on, ma ei teagi nüüd, kuidas öelda, et 17. juba jookseb. Nüüd tuleb 17. festival, kui ma ei eksi. Ja hiljem liitus ka siis Kadri Lind, kellega nad koos nüüd siis praegu seda teevad. Ja Stensibility tänavakunstifestival on siis üldse Euroopas hästi unikaalne ja eriline läbi selle, et see imiteerib festivali formaadis, kuidas tänavakunstnikud siis nii-öelda in the wild töötavad. Ehk siis linnast inimesed annavad enda seinad nii-öelda doonoriteks, et ütled jah, et minu seina võib kasutada. Nendest seinteks tehakse pildid, need pannakse kaardi peale, märgitakse ära. Siis Stensibility festivali selle 3-4 päeva jooksul, kui kunstnikud siia tulevad, neile antakse see kaart ja siis inimesed on nagu mingid, tiips, ma võtan selle seina, et meil on siuke ühine chat ja seal on kõik mingi, ja ma võtan selle. Ja siis nad lähevad seina juurde, ei ole mingeid kavandeid, ei ole mingeid läbirääkimisi omanikega, värki-särki, kõik on usalduse peale ja siis nad teevad sinna sellise teose, mis nad ise arvavad, et see sinna sobiks. Ja see on väga-väga lahe, kuidas on nagu käima läinud ja et kuidas kunstnikud austavad neid seinaomanikke ja seinaomanikud austavad neid kunstnikke ja see on selline ilus sünergia tekib, et ei ole seda, et mingi mis kuradi käkku siia seina peale joonistati, et on näha, et see asi töötab täpselt nii, nagu ta töötama peab ja see on hästi-hästi lahe. Aga tulles nüüd selle nii-öelda organisaatori töö juurde, siis võib just öelda organisaatori töö. Et ma saan aru, et ikkagi see sai alguse siis nagu on ju kivi paaris paljuski. Aga et minu küsimus on nagu see, et jah, et mulle väga meeldis, mis sa ise ka ennem mainisid, et meil on hästi palju kunstnikke, aga tihtipeale jääb kuidagi selline korraldamise pool jääb nagu tihtipeale soovida, sellepärast et kõik tahaks pigem luua, mitte nagu nii väga korraldada. Ja siit ka minu küsimus siis lõpuks. Et mis siis nagu on, ütleme sinu selle karjääri jooksul siis olnud nagu sellised just nagu organiseerimise puhul asjad, kus nagu siis ütleme kunstnikud ise siis võib-olla ämbrisse panevad või millega nad ei arvesta, kui nad võib-olla hakkavad kas näitust tegema või siis mis iganes? Ma ei teagi, kas ma oskan siukseid asju niimoodi välja tuua. Et pigem ma arvan, et see põhiline probleem selle taga, miks kunstnikud ei korralda, on lihtsalt see, et nad ei tee seda. Et nagu seda ei olegi, et mitte see, et kui nad seda tegema hakkaks ja siis läheb midagi hullult valesti, aga lihtsalt ongi see, et nagu nad ei tee seda ja et paljudel on siiski vaja nagu seda mingit jõudu kõrval, kes on nagu mingi, teeme seda nagu, teeme midagi koos, leiame sulle nagu mingi väljundi.
Et ma ei tea, miks see alati nii on või miks ta kuidagi nii on kujunenud, aga eks mingis mõttes on loogiline ka, et nagu koos on nagu lihtsam teha ja võib-olla üksi omaette on natuke raske põhjendada iseendale, et miks minu looming peaks välja saama või keda huvitab umbes. Et siis on nagu hea, et kui keegi on entukas kõrval ja mingid, sa teed täiega lahedat asja, võiks nagu midagi koos teha ja näidata ja teeme mingi laheda ürituse või teeme mingi cool'i näituse või midagi siukest. Et võib-olla siis on asi pigem selles, et vähem ma tean mingeid siukseid hulle jutte, et mida keegi on nii hullult valesti teinud või mingid asjad on pekki läinud, et eks kõigil läheb asju pekki. Seda loomulikult. et jah, et sellest tuleb lihtsalt üle saada ja edasi liikuda. Ei, loomulikult arusaadav. Aga võib-olla äkki teeks ühe siukse nii-öelda hüpoteetilise asja, et ma ei tea, võtame näiteks mingi näituse, võid endale vaimusilmas mingit spetsiifilist ette kujutada, et ütleme, kuidas ühe näituse korraldamine siis nagu hakkab, millest ta algab ja ilmselgelt lõpptulemus on see, et tuleb näitus, aga et mis see töö siis nagu seal tegelikult vahel siis on? No esimene samm näituse korraldamisel võiks ideeliselt ikkagi olla see, et sa hakkad mõtlema, mida sa seal näitad, et mis on see enam-vähem, isegi kui see komplekt ei ole koos, aga lihtsalt enam-vähem, et sa saaks aru, et mis on see põhiline vibe, mis sa enda loomingus tahad sinna välja panna või mida see endast siis kujutab. Siis samm number 2 on, et leida koht sellele näitusele. Et olenevalt mis hetkes ja kus sa enda elus oled selle kunstniku karjääriga, et siis hakkabki see on seda 2 moodi võimalik teha. Üks on täielik DIY, kirjutad kuskile baaridesse, kohvikutesse, lood ise mingis pop-up ruumis, kiire väljapaneku, pakud mingitele kohtadele, mis pole kunagi näitustega seotud olnud, pakud, et ma tahaks enda loomingut näidata. Kui tahaksid seda teha mõnes nii-öelda rohkem legit galeriis, siis tuleb arvestada, et nende avatud konkursid nende galerii aegade saamiseks on tavaliselt kuskil suvel või sügisel siis eelmisel aastal. Ehk siis, et kui seda 2027 aastal teha näitust, siis kuskil 2026 suvis, sügis pead arvestama, et sa pead kandideerima ja seal nad tahavad juba teada su kontseptsiooni, mis on su ideed, kõike seda, et visuaalselt kui ka kontseptsiooni mõttes neile selgitada, et mida sa tahad seal galeriis teha, sest millegi alusel nad peavad neid valikuid tegema, et kes need galerii ajad saavad. Sealt edasi läheb lõbusaks produktsiooni rahade kas kogumiseks või küsimiseks, mis iganes seega olenevalt, et kuidas keegi tahab seda teha. Kas taodelda raha või ma ei tea, teha korjandus, hooandja kampaania, mis iganes. Aga selle jaoks peab olema juba üsna hästi välja mõeldud, kuidas, mis formaadis sa seal näituse ruumis tahad esitada, et sa puhtalt teaksid, mis su selle produktsiooni eelarve üldse olema hakkab. Kui see on DIY, siis vabalt võib need sammud ka tegelikult vahele jätta, sest kui mingis baaris sa teed enda näituse, sa võid viimase hetkeni otsustada, et mida sa seina paned. Võib-olla paned üldse nätsuga ja nagu ei ole, nagu produktsiooni eelarve on 1 pakk seda seinanätsu. Et selles suhtes, et ma olen teinud nii ühte kui teistpidi neid näituseid nüüdseks juba, et saab igatpidi saab tehtud. Ja siis saab mõelda hakata ka installile, et olenevalt ruumis, kuidas sa saad mida riputada, paigutada. Kui see on DIY näitus kuskil baaris, peab kindlasti arvestama sellega, et seal on purjus inimesed. Et kas on mingid asjad, mida saab kergesti ära võtta, kas on mingid väiksed asjad, mida saab kergesti taskusse panna, kas on mingid seinad, kus inimesed hõõruvad ennast vastuse teoseid, et kõiki neid asju arvesse võtta. Sest kivis, kui ma näitused tegin, siis ma pidin väga palju sellega arvestama, seal on nii kitsad ruumid. Ja siis, et kas sul on vaja inimesi appi selle installiga,
kui on see mõnes galeriis, seal võib-olla on inimesed abis, kui ei ole, siis saad kutsuda endale inimese appi, sealt edasi liikuda nii-öelda disaini ja kommunikatsiooni plaani poole, et kuna sa pead viimase hetkena välja kuulutama, et su näitus toimub nii, et see inimesteni päriselt ka jõuaks, kuidas sa teed disaini, kas on sellega abi vaja või teed seda ise. Ja siis on jah, see kommunikeerimise rõõm ja väljalaskmine ja see pool ja siis on avamise korraldamine, et mida sa pakud inimestele, kas sa pakud inimestele midagi, kas seal on veel mingi lisaväärtus. Tõenäoliselt ma jätsin mingid sammud vahelt ära, aga see on jah siukene pikk ja see võib olla tegelikult hästi lihtne ja lebo, et sa mingi ma teen seal baaris, viimse hetkeni mõtlen, mida ma sinna seina panen, kogun raame sõpradelt, taaskasutusest, kus iganes tuleb, mis tuleb. Või siis on jah super läbimõeldud, juba ma ei tea, mingi pool aastat varem on plaan olemas, mida sa galeriile esitad. Et seda on jah erinevat pidi saab teha. Ja kõik on täiesti legitiimne mõlemat pidi. aga kas nüüd ütleme galerii pidajana või niimoodi, kas on hirmus ka, kui sa nagu võtad, nii-öelda näituse ajad on paika pandud, sa saad ainult kontseptsiooni kunstniku käest, et mis siis, kui ta ei tee seda ära, et nagu lihtsalt... See on väga hirmus küll, jah. Kuna ma ise olen selline inimene, et mulle meeldib väga planeerida ja mulle meeldib tunne, kui asjad on kontrolli all. Ja ma pigem, ma enda projektidele püüan läheneda jah nii, et need mingid infokillud on mul juba päris algusest olemas, siis ma hakkan kasvatama kuidagi loomulikult sellele infole, hakkan siis kasvatama mingeid kihte ja et nagu annan endale, kui võimalik, ma annan endale võimalikult palju ruumi nii-öelda tekitada endal neid hetki, kus ma lihtsalt nagu olen mingi chillin, hakkan õhtul magama jääma, siis mingi, aga see on hullult hea idee veel ja ma panen selle sinna juurde ja siis nagu niimoodi, et hästi kuidagi loomulikult lasta ennast kanda sellel. Aga kui ma töötan teiste kunstnikega, siis neil tihti peale ei ole seda, vaata. Või on neil nagu see, et nad ei taha esitada mingit idee alget enne, kui see on nagu rohkem läbimõeldud, kui ma üritan neid hullult julgustada, et viska mis iganes, nagu põrgatame ja nagu vaatame, mis saab, et nagu laseme lihtsalt sellel flow'l ennast kanda. Aga mõnikord nad ei tule selle kaasa, on see siis hirm või võib-olla nad ise on nagu kokku jooksnud või ei tunne ennast veel mugavalt. Ja siis mõnikord ma olen küll nagu kuule, kuu aja pärast on näitus, kas saaks äkki näituse nime kinnitatud või? Et nagu, et mingid siukseid asju, et ikka on ette tulnud küll ja tegelikult ka praeguse näitusega ma mäletan, et näituse avamine oli siis 16. jaanuar sellel aastal ja ma mäletan, ma kuskil novembris hakkasin kunstnikule kirjutama, et kuna ta on Leedu kunstnik ka, et mitte kohalik, et siis ma üritasin seda kontakti rohkem juba varem luua ka. Ja novembris kirjutasin, et et kas saaks siis nagu seda läbi arutada, pluss, et ma saan planeerida, et mis mööblit sul on vaja või postamente, et ma teadsin, et ta tahab vaase tuua, et siis ma tean, et kui mitu vaasi, kui suured need vaasid on, et ma tean arvestada. Ja tüüp põhimõtteliselt ghostis mind mingi kuu aega. Ja ma olin nii närvis, ma olin nagu hästi mingi, hei umbes, et kui saaksid natukenegi kirjutada, et kui sul on mingi muresid, et nagu lahendame koos, vaata, et nagu soft parenting või mis see on, vaata. Et nagu, et hästi kuidagi niimoodi, ise olen jumala mingi, et oh my god, et kas ma pean ruttu kirjutama kellelegi teisele, et ta peab tegema näituse värk-särki. Aga tegelikult tal oli keeruline periood seoses sellega, et Leedus need protestid olid ja neil oli üldse nagu väga stressirohke aeg ja pingeline aeg ja et ta lihtsalt ei suutnud seda mindseti leida, kuigi ma ise väga olen seda poolt, et kommunikeerime sõnadega, ärme ghosti. Aga kõik läks lõpuks super hästi ja ta tegelikult valmistus selleks siis nii-öelda behind the scenes ja kui ta siia tuli, siis kõik nagu sujus ülimõnusalt ja oli väga vähe stressi koha peal, aga lihtsalt kõik sellel eelnev oli mingi oh my god. Aga sellist asju juhtub ja siis ma lihtsalt proovin nagu
usaldada. Ma nagu ei tea, trust the process, Tiina, kuigi mul on hästi raske seda vahepeal usaldada. Ja siis lihtsalt on mingi, et kas meil tuleb näitus või tule või mis me nüüd teeme. Aga tuli ja see on minu arust väga-väga lahe näitus ja soovitan kõikidele vaatama tulla, et hästi palju rõõmu toob. Aga kui kaua on veel praegu võimalik näitust vaatama tulla, mis ajani? Kuni 22. veebruar on meil see näitus üleval. Selge. Seega siis veel on võimalik tulla. Aga tulles korra nüüd selle nii-öelda Kettgalerii enda juurde või tegelikult me oleme ka selle teema juures juba. Aga et äkki räägiks natukene sellest ka, et kuidas üldse õnnestus need funkid nagu ruumid siin saada ja kui palju võttis aeg, et see siin kõik niimoodi valmis settida, mida me tõenäoliselt näitame ka mingil momendil siin seda olemust? No selle ruumidega on ka üks pikk lugu nagu kõikide asjadega. Et okei, et ma tegin neid näituseid ja üritusi Kivibaaris ja nagu siin korraks on ka jutust läbi tulnud, et baarides näituseid tehes on nii palju riske, pluss lõpuks on jah see, et see publik, kes sinna baari satub, seda näitust vaatama, siis tihtipeale nad on nagu lõbusad värvilised pildid, vaata. Et lihtsalt austusest kunstnike vastu mul järjest rohkem tekkis siuke tunne, et tahaks neid näituseid teha sellistel pindadel, kuhu tuleb publik, kes tuleb eesmärgiga neid teoseid sinna vaatama. Ja sama ka siis nende üritustega, et kuna soov oli minna järjest eksperimentaalsemaks ja imelikumaks, siis on jällegi see, et tahaks, et sinna tuleks nagu publik, kes teab, et nad tulevad midagi imelikku eksperimentaalset tarbija, mitte siukest nagu mingi, mis kuradi müra see siin on. Et oleks natukene suunatum publik. Siis üks suvi ma hakkasin otsima maha jäetud ruume Tartus. Et põhimõtteliselt käisin ringi ja nagu piilusin akendest sisse ja nagu proovisin leida omanikke. Et idee oli, et äkki ma kirjutan mõnele omanikule, et tahaks võtta teie selle maha jäetud pinna 1 suveks üle, et me tänavakunstnikega teeme sees seal mingid seinateosed ja siis ma hoian seda suvel nagu niimoodi lahti, et meil ei pea olema isegi kütet ega midagi, lihtsalt mingi päevavalguse ja päevasoojuse käes seal hoiame lahti ja vaatame, mis saab. Lihtsalt nagu siuke eksperiment, et lihtsalt siukene siuke esimene võimalus ilma rahata saada siis nendest ruumidest välja ja teha midagi enda tingimustel 100%. Ja siis Kadri Lind ütles, et tead, et ma olen seal aparaaditehase ühes Facebooki grupis ja seal öeldi, et neil on üks angaar. Siis ma mingi okei, angaar, väga lahe. Siis küsisin enda teistelt nagu mingi kunstnikest sõpradelt ka, et mis te arvaks, et kui meil oleks enda angaar, siis kõik on mingi tahaks täiega angaari nagu, mis asja. Kes ei tahaks angaari? Täpselt nagu muidugi, on ju. Ja siis ma kirjutasin Erkile aparaaditehasest, kirjutasin pika kirja, et mis on ajuokse ja mida me teeme ja et tahaks näha seda angaari ja bla bla bla. Ja mäletan, ma kirjutasin sinna kirja lõppu, et ma loodan, et see kiri liiga segane ei olnud ja kõik head Stiina Lekk. Ja siis ma mäletan, et Erki kirjutas vastu, et oli küll segane, aga piisavalt arusaadav, et me võiks kohtuda. Ja siis me saime kokku, ta näitas seda angaari, ütles, et et meil on siukene angaar. See on siukene väike angaar siin samas aparaaditehase lähedal Tüpa keskuse kõrval. Ja ütles, et et kuna meil ei ole väga sellega praegust mitte midagi nagu plaanis ja midagi ei ole sellega teha, see lihtsalt seisab, et siis me saame 1 suveks teha sellise diili, et te saate selle angaari, aga kui te kasutate seda ainult nagu enda mingi stuudiopinnana, siis võib-olla nagu järgnevatel aastatel me enam teile seda angaari ei anna, aga kui te vähegi teete mingeid üritusi, mis on kas avalikkusele avatud, et siis äkki see koostöö võib ka edasi kesta järgnevatel suvedel. Ja kuna selleks hetkeks mul oli väga-väga suur entusiasm juba teha erinevaid üritusi ja erinevaid, mis iganes vähegi võimalik. See oligi, et kohe ma panin kutsungi välja, et me saame mingi angaari, et kes tahab mingeid üritusi teha, kes tahab mingeid asju teha, et let's go, teeme kõik asjad ära. Ja aparaaditehast tuli ka nii palju vastu, et kuna neil on mingi enda PA ja mingi helitehnika, et kui see oli meie nendel kuupäevadel vaba, kui me tahtsime midagi teha, et siis nad andsid seda meile laenuks.
mis aitas väga-väga palju, et nagu, et kuna meil ei olnud mitte mingit raha, meil ei olnud mitte midagi, meil on ainult suur entusiasm, et siis see väga aitas nende ürituste orgunnile kaasa. Ja siis me tegime suvi otsa seal igast erinevaid asju, et meil oli Krasto tätoveerimisstuudioga oli Flash Day of Fortune, kus siis põhimõtteliselt noole mängus viskasid endale selle kavandi, mis sulle tätoveerituks saab. Siis Liis Ringi ja Man Reiga oli selline üritus, meie nimi oli Hostel Avangaar, et kuna meie angaar on täpselt ühe sõbralt sõbrale mööbli angaari kõrval, kus olid hästi sõbralikud töötajad, siis me saime sealt laenuks lahti käivaid voodeid ühes hunniku, et me panime angaari neid voodeid täis, panime mingid padjad kõikidele ja siis projektoriga lasime pilvi, lasime angaari lakke ja Man Ray ja Liis Ring teevad mõlemad sihukest hästi mõnusat chilli, veits eksperimentaalset sihukest, saab isegi öelda natuke hald ja muusikat, on ju. Ja nemad tegid muusikat ja kõik inimesed said pikutada ja vaadata neid pilvi ja et tegime siukseid asju seal angaaris siis esimene suvi. Ja kui suvi sai läbi, siis kuna angaaris puudub küte, see on lihtsalt siukene tin box põhimõtteliselt, siis me olime valmis siis nagu välja kolima talveks ja siis Erki tuli minu juurde, ütles, et see, mis te tegite, oli ülilahe, see oli täpselt see, mis me nagu lootsime, et sellest tuleb. Et me ei taha teid minema lasta, et me annaks teile ühe ruumi aparaaditehase keldris, mille me siis nimetasime Ajuokse keldripoeks ja siis seal esimest korda, et kuna meil Ajuokse kodukaga oli seotud ka juba e-pood, et siis tundus hea jätk, et natukene proovides nagu mingit poe asja avada. Aga see oli siukene, et me pigem olime ürituste ajal avatud ja mitte nagu igapäevaselt, kuna mul oli ikkagi day job ka, et see ei olnud mu sissetulekuallikas mitte ühtegi pidi, on ju. See oli mu raha väljamineku allikas. Ja siis tegime seal üritusi ja siis olidki mitu aastat oli nii, et me nagu tegime suvel, tegime angaaris ja talvel tegime keldris. Alati tegime 2 kunstilaata aastas koos aparaaditehasega, aparaaditehase erinevatest festivalidest ja galeriitöödest. Alati iga kord võtsime väga aktiivselt osa ja see on nagu sünergia aparaaditehasega ja nende inimestega läks väga hästi käima. Ja see vist kestis niimoodi 4 aastat äkki oli see umbes. Ja kui siin, selles ruumis siin, kus praegust meil kettgalerii on, siin oli varem hakigalerii. Ja kui selgus, et hakigalerii hakkab siis uksi kinni panema, siis Erki tuli taas jälle minu juurde, et hei, et mul on tunne, et see võiks olla midagi teile. Millel ma alguses olin täiega mingit, ei, come on, me oleme keset kriise, kõiki kriise üldse võimalik, et ma ei hakka mingit galeriid avama ja kunsti müüma, et mis värk on, on ju. Aga lõpuks et me jõudsime sellistele kokkulepetele, et tundus lihtsalt, et rumal ära öelda, et peab proovima ja praegust ma olen väga-väga õnnelik, et ma ikkagi selle sammu tegin ja selle galerii avasin. Ja kui rääkida siis sellest protsessist, kuidas see galerii sai selliseks, siis lõbus fun fact, hakigalerii, mis siis enne seda siin oli, neil terve see ruum oli must. Okay. Nii et me pidime absoluutselt kõik värvima valgeks ja siis värvima seda värvi, mis ta praegust on. Ehk siis meil oli 6 aega vist kus me siis värvisime ikka väga-väga aktiivselt ja meil iga päev roteerusid vabatahtlikud, et mina ja Anduksa me olime nagu põhilised eestvedajad, kes siis kõige aktiivsemalt siin rullisid. Aga meil siis roteerus hästi palju vabatahtlikke, kes käisid siin jupi haaval värvimas ja see oli ikka väga rets. Et õnneks galerii taga oli juba valged, see oli lihtsalt nagu ülevärvid, et lihtsalt üks kiht valget puhastamiseks, aga ees oli kõik oli absoluutselt täiesti must. Et see oli ma arvan, et me tegime äkki mingi 3 või 4 kihti valget, enne kui me saime nende toonidega peale lennata. Ja see sinine ka, see sinine ei katnud väga hästi, sest see oli ka mitu kihti. Ja see oranž, mis seal paistab, seda on pidime ka mingi 4 kihti veel tegema, sest see üli halvasti kattis. Ja siiamaani see on tegelikult ülikoledalt värvitud, aga me lihtsalt üks hetk oli nagu fuck this shit. We ain't dealing with this, no. It is what it is.
et jah, selline seiklus on see olnud. Ehk siis jah, puhtalt tänu sellele, et ma olen väga töökalt ja entusiastlikult teinud projekte ja et see koostöö aparaaditehasega on niimoodi kasvanud, et läbi selle on tekkinud meil siuke omavaheline usaldus, et nad pakkusid meile seda ruumi taaskord, et muud moodi see oleks ausalt öeldes, ma arvan, üsna võimatu olnud, et see, kus mina isiklikult või ajuoksega oleme nagu rahaliselt või finantsiliselt, et kui me lihtsalt otsiks mingi ruumi, oleks mingi, me hakkame siin nüüd galeriid tegema, et ma ei näe, et see oleks väga võimalik. Pluss jah, kogu see võrgustik siin ümber ja need üritused, mis aparaaditehas korraldab, on meile ülikasuliks. Me oleme ikka siuke alternatiivsuunaga, mis paljudele võib natukene olla võib-olla võõrastav või natuke isegi nagu siukene hirmus, et nagu, et ei julge väga siis nii-öelda sisse astuda või interaktida selle skeenega. Et siis meil on jah siin need galeriitöö üritused ja aparaaditehase festival, mis toob hästi palju inimesi kõikidesse ruumidesse, kes nagu ekslevad kõik need ruumid läbi, et see ongi nende ürituste point, et nad siis vaatavad hästi palju asju nii-öelda kiire pilguga üle ja et see on meile väga tohutult abiks olnud ja jah, et see on väga ideaalne koostöö, mis meil on olnud. Aga siin korra rääkidagi nüüd sündmustest, nii-öelda käivatest ja tulevikust tulevatest. Et äkki paari sõnaga räägiks sellest ka, mis siin praegu siis 22. veebruarini kestev nagu näitus on. Et äkki natukene rääkida paari sõnaga sellest ja siis sellest, mis on tulevikus oodata. Et praegust meil on jah näituse ruumis siis üleval Leedu tänavakunstniku, teatrikunstniku ja illustraatori Antanas Tubra isikunäitus, kus on siis ja selle nimi on vaasektoomia, mis on siis siuke sõnamäng sellest, et seal on jah erinevaid vaase ja et tegelikult jah, kuna inglise keeles see kõlab veel eriti hästi, et kuna see ongi vasectomy, et see vaas seal alguses on kohe sõna sees. Ja samas see sõnamäng ise on siis viide nendele illustratsioonidele, mis seal seintel on. Seal on hästi palju sukest sõnamängudest inspireeritud humoorikaid illustratsioone. Ja lisaks on seal ka siis ühed kostüümid ühest teatrietendusest, mille kunstnik ta oli, ja ka üks lühivideo, kus ka on nagu seal video sees on näha ka mingid tema kujundatud kostüüme, kui ka tuleb välja siis see grafiskeene pool, millega ta ka siis seotud on. Et see on jah, kokkuvõttes võib öelda, et see on hästi sukene luustakas, lõbus näitus, seal on ka siukseid teravamad huumorit, aga ka väga pehmet huumorit, ja ka lilli, et selline ideaalne näitus siia pimedasse jaanuari ja veebruari. Ja kui rääkida, et mis saab edasi meil selle aasta jooksul, et selle aasta programmi kokku pandes me siis jah, võtsime eesmärgiks, et me esindame siis selle regiooni kunstnikke, mis on siis Balti riigid ja kaasasime ka Soome ja Ukraina kunstnikke. Põhirõhuga ikkagi Eestile, sest see on kõige tähtsam, keda me tahame siin ikkagi esindada. Ja meil on jah tulekul, et kui keegi võib-olla sattus 2024 aasta aparaaditehase festivalile ja Ajuokse sünnafestivalile, siis meil oli üks näitus ühe Soome kunstnikuga Rakastaja Robert, kelle näitus ja animatsioon oli ka näitamisel meil festaril, mille nimi on Bad to the Boner. Et Bad to the Boner tuleb tagasi. See on niimoodi, et inimesed, kui nad vaatasid seda animatsiooni, see on lihtsalt mingi standing ovation lihtsalt, kõik inimesed nagu ja see on nagu kõige totakam asi, nagu, no see on täpselt selline animatsioon, mis nimi ütleb ka, Bad to the Boner. Hästi lustakas, koomiksilik, lõbus, labane, ajuvaba, kõik need. Aga väga professionaalselt tehtud, et nagu frame by frame animatsioon, käsitsi joonistatud, 30 minutit pikk, et väga nagu tehniliselt
impressive töö. Ja nüüd Robert siis tuleb enda Bad to the Boner koomiksi raamatu esitlusega siia ja teeb selle ümber siis näituse. Et ma loodan, et see kindlasti toob inimestele palju rõõmu. ja meil on jah erinevaid tegijaid tulemas, et Eestist on meil esindatud fotograaf Birgit Kaleva, tema isikunäitus tuleb siia, tätoveerija Sigrid Villido ja tänavakunstnik Müra 2000. Et me jah, üritasime neid valikuid teha siis ka niimoodi, et oleks erinevaid meediumeid esindatud. Ja et erinevate valdkondade tegijaid. Ja kindlasti tuleb jah meil kontserte, festivale, laatasid, mis me iga aasta teeme. Ja kui rääkida, et mis me veebruaris siin hakkame tegema, et sõbrapäeval me korraldame siva sõbrunemise ürituse kultuurisõpradele. No romance, only friends, et ei ole seda mingit, et me siin saame sõbraks, aga tegelikult paneme pärast tatti. Ei ole. Siin strictly ongi päriselt, saame kokku ja teeme seda speed datingu formaati, aga niimoodi, et me lihtsalt räägime kultuurielamustest ja nagu leiame endale uusi tuttavaid ja sõpru läbi selle. Ja korraldame siis ka Kaamuse kollaaži töötubasid või töötuba on võib-olla palju öeldud, et pigem. Kaamuse kollaaž. Täitsa super. Vabandust lihtsalt. Et kuna on siukse depressiivse perioodi lõpuaeg, et siis natukeste välja elada, siis tundub, et kollaaž on siukene hea meedium, kus saab mõtlemata, rebida, lõigata, teha mida iganes, plätserdada. Et me võtsime selle meediumi ja põhimõtteliselt jah, ma ütlen küll töötuba, aga see vähem on töötuba, aga rohkem nagu häng. Et lihtsalt loominguliselt koos midagi teha, hängida ja siis pärast saame vaadata, et kas tahab need siis raami panna või põlema panna, et saab mõlemat organiseerida. Ja siis ja on ka plaanis track artisti Bloody Mary performance siin tulemas. Et praegust jah, on veebruariks selline plaan, aga meil ei ole ühtegi nendest üritustest veel avalikult välja kuulutatud, et järgmisel nädalal hakkame seda tegema. Ja edaspidi põhimõtteliselt ongi, et nagu siin ka pooled üritused, mis meil praegust tulekul on niimoodi, et inimesed tulevad ise pakkuma, et me tahaks siin teha. Ja me hea meelega võtame alati vastu. Ühe ürituse ikkagi unustasin ära. Värske Rõhuga koostöös meil on siin Helen-Liis Nottoni raamatu esitlus ka tulekul. Et jah, et põhimõtteliselt kui keegi kuulab ka seda ja tal on mingi idee, siis alati võib meie juurde pöörduda. Et meil on see ruum ja me väga ausalt saame aru, et see ruum ei pruugi meil olla igavesti, me ei tea, kuhu see viib meid, me ei tea, kuidas me siin järgmistel aastatel hakkame saame. Et seda enam tahaks seda võimalust jagada nii paljude inimestega kui võimalik praegusel hetkel. Aga siis, et ma saan ühesõnaga aru, et kui keegi praegu kuuleb ja mõtleb, et mul on mingisugune näituse idee, mida teha, et siis potentsiaalselt saab Kettgaleriiga võtta ühendust ja võib-olla see asi nii-öelda teoks siis teha. Näitusega, me oleme ka näitustega me oleme ka niimoodi nüüd natukene läinud selle nagu tavagaleriide teed, et kuna me peame kandideerima toetustele sügisel, siis me peame selleks ajaks näituse programmi paika panema. Ehk siis meil selle aasta näituse programm on paigas, aga järgmise aasta näituse programmi me siis hakkame kuskil suvel, teeme selle open call'i, et siis seda paika panna. Et näituseid me nagu nii kergelt ei saa vastu võtta, kui see just ei ole niisugune hästi pop-up stiilis, mida saaks siin ees poe osas teha. Aga pigem jah, mingid loomingulised töötoad, väiksed kontserdid, luuleõhtud, raamatuesitlused, ma ei tea, vestlusringid mingitel teemadel, et mingid siuksed asju saaks väga hästi teha. Et jah, näitustega me oleme me ei saa nii spontaanselt praegu võtta. Kahjuks. Aga kui ütleme, siin see poe osas, et kui kellelgi on, ma ei tea,
teeb kunsti ja näiteks tahaks müüa või kas sellised variandid on ka, et saab lihtsalt ühendust võtta ja? Jah, saab ja siis olenevalt jah sellest, et näiteks mingid printe, särke, selliseid asju meil on lihtsam vastu võtta, sest neid meil mahub nagu me saame nendele stangedele ja nendesse prindi kastidesse panna. Et kui need on rohkem teosed, mis vajavad seinaruumi, siis meil on juba keerulisem. Et kuna meil on tagaruumidega on ka täielik üleküllastus juba, et me ei saa väga palju teoseid niimoodi vastu võtta niisama, et siis neid ma pean natuke rohkem nagu ette planeerima, et kuna me teeme seinte vahetusi ja kuna me anname teoseid tagasi ja võtame juurde. Aga jah, kui need on mingid prindid ja süksed asjad, postkaardid, kleepsud, siis palju-palju kergem. Aga siit korra tuleks ikkagi veel nii-öelda selle nagu näituste nagu enda juurde veel nagu tagasi, et mu küsimus võib-olla on siis nagu midagi sellist, et kuidas siis see nii-öelda see, ütleme, kunstniku valimine või leidmine käib, ütleme, kelle näitus siis siia tuleb. Ma ei tea, võib-olla näiteks võttagi see sama Leedu kunstnik, kelle oma siis nagu siin hetkel on. Jah, et see aasta või selle aasta programmi me siis tegime jah niimoodi, et me panimegi sotsiaalmeedias välja avatud konkurss, open call, et kes tahaks 2026 aastal teha Kettgaleriis näituseid, et saatke enda ideed, saatke enda mõtted ja võtame ühendust siis. Eelmine aasta, kuna meil see, ütleme nii, et kuigi seda ruumi juba pakuti varem ja oleks olnud aega rohkem planeerides, ma ise kõhklesin nii pikalt, et lõpuks see näituste orgunni pool, et me ei jõudnud seda open call'i teha, et siis eelmine aasta ma kontakteerusin otse mingite kunstnikega, et hei, et kas sa äkki tahaksid teha ja üritasin ka siis juba eelmine aasta nagu võtta üle regiooni inimesi, et me oleks kedagi Leedust, kedagi Lätist, kedagi Eestist. Ja nii algus kui lõpunäitus olid grupinäitused ka veel. Et seda on hea meeles pidada, et kui oled kunstnik ja kui võib-olla ei saanud või ei jõudnud isegi kandideerida sellele isikunäitusele, et siis aasta lõpus me alati teeme aasta lõpu grupinäituse, kus me teeme avatud konkursi siis teostele. Et on mingi teema ja kõik saavad osa võtta. Ja see aasta mul on juba kokku lepitud ka, et meil kureerib seda näitust Riste-Sofia Käär. Eelmine aasta ma tundsin jah, et kurat, ma ei taha kureerida vaata või kuidagi raske on või nagu ma olen hästi mingi, aga ma tahaks teda ka vastu võtta, ruum on nii väike. Siis mõtlesin, et ma annan selle orgunni nagu kellelegi üle, et mulle tundub, et kui ma aasta otsa juba siin teen nii-öelda kunstnike koostööd, kes me oleme nagu oma keskis välja valinud, et siis justkui värske õhk oleks, et kui ma annan kellelegi väljaspool selle kureerimise kätte, et see kõik ei läheks ainult nii-öelda lõpuks minu isikliku vaibi või arvamuse nägu. Ja üldiselt jah, nagu ma enne ka mainisin, et need näitused me siis valime jah, et regiooni katvus, meediumite ülesus, et oleks erinevad tegijaid erinevatest valdkondadest. Ja siis jah, et kellel olid kohati osadele sai saatuslikuks see, et võib-olla ei olnud nii tugev see idee või lihtsalt mitte see, et me ei ole nii ranged, et hull kontseptsioon peab paigas olema ja kõik asjad, aga lihtsalt võib-olla see, et me lihtsalt ei saanud aru, mida teha tahetakse. Ja jah, see ongi see kiire kokkuvõte äkki. Aga võib-olla selline, kas Ei. Mul kuidagi tundus, et sa hakkasid midagi küsima korra. Aga siit võib-olla mul lihtsalt korra nagu nii võib-olla inimestele lihtsalt selliseks, et kui on mõte teha kellelgi mingil momendil, ma ei tea, mingit näitust või mis iganes asjad, et võib-olla mingid sellised asjad, mida nagu tähele panna, kui üldse hakkad nagu seda nii-öelda mõtet siis nagu teostama, et võib-olla siis näiteks ongi, ütleme, kui nüüd tuleb see open call on ju suvel, et siis mis on näiteks kunstnikul hea asi, millele võib-olla keskenduda, kui ta oma kontseptsiooni või asja kokku paneb, et kindlustada endale siis see koht nii-öelda. Jah, üks asi jah, et kuidagi
selgitada, see isegi kui see ei ole nagu sõnastuselt hullult lõplikuni läbiviimistletud, et selgitada, mida ja miks sa tahad teha, et mis on selle näituse mõte või nagu miks sa tahad üldse seda näitust inimeste ette tuua. Ja teiseks näidata, milliseid teoseid ja kuidas sa tahad selles ruumis näidata. Isegi kui sul ei ole kõiki teoseid olemas, lihtsalt et saaks aimugi natukene, et mis siin toimuma hakkab. Et üks hästi lahe idee, mis meile esitati juba selleks aastaks ka, suuresti, üks suur osa sellest ideest oli, et on hästi suured maalid ühe skulptuuri ümber ja tollele taotlusele sai saatuslikuks see, et oli küll näited nende skulptuuridest ja me saime aru, mis skulptuuridega toimub, aga me ei saanud aru, mis maalidega hakkab toimuma. Et me ei saanud üldse aru, et mis suunas need lähevad. Et tihtipeale jah, kuidagi kaotatakse ära see, või raske on aru saada, et kui sa ise oled ise, sa kuidagi vahepeal kogemata nagu arvad, et kui keegi näeb või loeb seda midagi, siis ta nagu saab aru, sest ta teab, et ta on tema, aga tegelikult me ei tea teda ja me ei saa nagu, meil ei ole neid seoseid, mida me oskaks niimoodi luua. Et võib-olla kõige parem ongi, et on anda mõnele tuttavale või sõbrale, kes võib-olla su loomingut nii hästi ei tea, anda see nii-öelda taotlus lugeda ja siis lihtsalt küsid, kas saad aru, mida ma nagu enam-vähem üritan teha või. Et see võib-olla on nagu hea võimalus kuidagi mingit tagasisidet saada. Põhiline asi on see, et komisjon või need inimesed, kes loevad su taotlust, nad ei tea sind. Nad ei tea, mis loominguga sa tegeled. Võib-olla nad teavad, mis loomingus tegelesid 2 aastat tagasi või 1 aasta tagasi, aga nad ei tea, mis sa sellega plaanid. Et sa pead neile kuidagi selgeks tegema mingeid näiteid tooma ja näitama, et kuhu see läheb, sest neil ei ole see sama aju, mis sinul. Nad ei vii neid seoseid võib-olla kokku. Ei, ja see on väga nagu üldse selline eluline tähelepanek, et me kuidagi alati eeldame, et asjad, mis meie teame ja millest me aru saame, on ju ka obvious kõigi jaoks. Aga tihtipeale tuleb välja, et no absoluutselt ei ole. Aga tulles võib-olla natukene nüüd galeriist väljapoole, ma korra kella ka vaatama siin muidu, nii, mis meil siin kell näitab. Oi, me oleme peaaegu lõpusirgel. Panete tähele, aeg lendab. Aga kuhu ma tahtsin minna, on see, et tihtipeale on see, et kui inimesed nii-öelda lõõgastuvad oma elus, siis tegeletakse mingisuguse loometöö asjaga. Aga et kas sul on nagu vastupidi, et selles mõttes ütleme, et nagu igapäevaselt ikkagi oled sellises nii-öelda loomingulises maailmas nagu sees. Et mis sa teed selleks, et nagu lõõgastuda, et käid tegelikult puurikaklust või ma ei tea? Ma ei teegi vist midagi väga palju erinevalt tegelikult. Või ma ikkagi lõõgastun selles samas keskkonnas ja teen ikkagi enda asju ja maalin ja tegutsen ja et selles suhtes, et mul siin keskkonnas veel ei ole tekkinud seda tunnet, et ma ei taha siin olla. Pigem on just see, et kui on mingi, kui jõuluvaheajal ka või siin puhkusel mõnda aega siia ei tulnud, sest lihtsalt ei olnud praktilist põhjust. Siis lõpuks, kui siia tuled ja siis tud maha mingi, päris mõnus on siin tegelikult olla. Ja lihtsalt istuda või nagu hängida või ma ikkagi leian ennast tihti siin niisama hängimast isegi peale tööd või enne tööd või et mulle lihtsalt meeldib siin keskkonnas väga olla. Aga päeva lõpuks ikkagi lihtsalt horisontaalis olla ja mitte midagi teha on ka väga, väga vabastav. Aga nendel hetkedel ma avastan kõige rohkem, tekivad need mingid uued loomingulised ideed ja siis nagu pikalt ei saa horisontaalis ka olla, sest siis juba tekib juba uus entusiasm ja peab uue energiaga järgmistele asjadele peale lendama. Et jah, see on lõppematu ring. Ei, arusaadav. Aga siit võib-olla ka kiire siukene nii-öelda otsene kunstnikuks olemise küsimus, et kindlasti oled ju sa ka nii-öelda kogenud elu jooksul seda nii-öelda, ma ei tea,
kriisi või plokki või mis iganes, et no ei tule midagi. Et kas sul on nagu, oled avastanud enda jaoks mingisuguseid trikke või nippe, mis nii-öelda selle loovuskanali jälle lahti teeb? Mina olen enda jaoks avastanud selle, et ma ei peagi olema need kanalid ei peagi kogu aeg lahti olema. Et tuleb lihtsalt endaga hell olla ja et vahepeal ei pea ja kui seest ei tule, siis pole mõtet punnitada, et tuleb kuulata enda keha ja vaimu ja lihtsalt olla aus iseendaga, et kui ei tule, see ei tule ja lihtsalt oodata seda hetke, et kui tuleb, et kõige hullem, mida saabki teha, on lihtsalt stressi minna, et vau, ei tule ja nüüd on ja ei tulegi enam mitte kunagi ja fuck, ma pean uue töökoha leidma uue kutsumuse ja kõik asjad, mis on ka tegelikult 100% okei. Ka seda võib juhtuda ja ma ei tea, see on täiesti okei. Et me ei pea kõik igavesti kunstnikud ka olema, on ju. Ai, seda muidugi. Ja et jah, lihtsalt olla aus sellega, mis on ja töötada sellega, mis on. Et kuna ma ise muidugi, ma olen natuke selles mõttes teistsuguses olukorras ka, et see töö, mis ma pean tegema, ma küll jah, siin öelda selles mõttes, et kasutan enda loomingulist, et aidata neil näituse paigutusega ja mis iganes graafilise disainiga ja asjadega, aga see ei ole minu jaoks selline, see ei vaja seda, mis iganes aju ma kasutan siis, kui ma teen iseenda isiklikku loomingut. Et mul pigem need plokid tekivad isikliku loominguga, aga see sihukene toetav loominguline roll on minu jaoks, mul ei ole seal seda plokki tulnud niimoodi. Ja kui tuleb, siis kunstnikul tavaliselt on enda visioon ka, et me oleme ikkagi nagu tiimis ja et meil ei ole nagu, et kui mul ei tule, siis me lihtsalt peame kõik tööd põlema panema ja näitust ei tule, et seda ei ole. Et jah, et ma olen lihtsalt õppinud, et kui on nii, siis on nii. Ei, täpselt. Ega teisiti siis olla ei saa. Aga ennem veel, kui nii-öelda pillid kotti paneme, et äkki räägime selle ruttu üle, et kus on internetiavarustes võimalik siin töödel tegemistel silma peal hoida? Jah, et meil on GetGallery kodukas, getgallery.com ja kõige rohkem ja aktiivsemalt me siis vahetame infot sotsiaalmeedias, Instagramis ja ka Facebookis, et Ajuokse Instagram, GetGallery Instagram ja mu enda isiklik Instagram on siis tiina.leek. Ja jah, nendel on kõige mõttekam silma peal hoida ja võib ka liituda meie uudiskirjaga. Et me eelmine aasta sellega ei tegelenud, aga nüüd see aasta hakkame aktiivsemalt uudiskirju ka välja saatma nii korra kuus, et kurssi viia, et mis on selle kuu üritused ja nii edasi ja nii edasi. Et need on need põhilised kanalid. Või siis jah, tulge koha peale ja küsige mult. Jah, täpselt. See on kõige kergem alati. Aga enne veel, kui nüüd on peaaegu, et ma arvan, et nüüd on kõige viimane küsimus vist, vaatame. Aga see on küsimus, mida me oleme küsinud kõikidelt külalistelt ja see küsimus kõlab nii, et kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat, mis on, ma ei tea, jäänud kuidagi kahe kõrva vahele kinni, kas kuskilt, ma ei tea, raamatust, filmist, no kust iganes, mis kuidagi on jäänud meelde ja mida võib-olla tuletad meelde, kui on olnud selline hall esmaspäev või ei ole läinud kõige paremini, aga siis see mõte kuidagi hoiab tulukest põlemas. Nüüd ma pean natukene mõtlema, mis see võiks olla. Neid on kindlasti hästi palju olnud, aga ma oleks pidanud seda ettevalmistust tegema ja mingi enda notesidest need inspireerivad koodid üles otsima. Aga üks asi, milleni ma päris tihti tagasi tiirlen, on ühe Bukowski luuletuse lõpp, kus ta pikalt kirjeldab siis, et people are not good to each other ja väga palju halbu asju on selles maailmas, aga lõpus ta leiab selle lootuse ja seal on jah, ta lõpetab selle niimoodi, et who put this brain inside of me, it will not say no. Et see on alati, mille ma kuidagi tagasi tiirlen või millega ma hästi kuidagi ise ka suhestun, et kuidagi ükskõik kui tumedaks või masendavaks asi ei lähe,
kuskil see miski lootus mul on alati olemas. Ja see on, ma ei tea, kust see tuleb ja ma ei tea, kes ta sinna pani, aga see miski alati kuidagi, see lootus on seal. Ja sellepärast mulle meeldib see Bukowski, see luuletuse lõpp, kuigi seal on mingid asjad, millega ma ei suhestu küll nii otse, aga lihtsalt see, et who put this brain inside of me, it will not say no. Ja see ongi, jah. Indeed, ma ei tea tõesti, kust see tuleb, aga jah. Nii on. See on väga hea mõte, ma arvan, et sellega on väga hea koht, kus saade lõpetada, et ega mina midagi targemat päris kindlasti ei suuda välja mõelda. Bukowskil oli üldse erakordselt palju häid asju kirjutust. Imelik mees. Imelik mees. aga hästi kirjutas. Aga meie poolt suur aitäh, et leidsid selle tunnikeset meiega siin natukene juttu puhuda. Me veel filmime siin mõned asjad üles ruttu, kuid soovime omalt poolt jõudu, edu ja jaksu. Kordame siis veel üle, et praegune näitus kestab siis 22. veebruarini. Kas saaks selle kunstniku nimega korra üle korrata? Antanas Stubra. Vot, et Antanas Stubra, et tema näitus siis siin 22. veebruarini käib ja ma saan aru, et tulevad üritused jõuavad juba õige pea siis internetiavarustesse, et hoida lehtedel silma peal, mis lähevad ka meie Facebooki postituse juurde, et saate sealt kõik kätte. Aga jaa, seega tõmbame siit joone alla ja nüüd hakkame jooma. Vett loomulikult, aga aitäh. Aitäh.